Meie tänane teema on kaal, mass ja inertsus. Ja esimese asjana pane kirja siis mass ja kaal. Ja kõige olulisem lause on see, et keha massi ei ole võimalik mõõta. Siin mul tuleb kohe päris mitu lauset vastu, et õpetaja, aga me oleme ju massi mõõtnud kaaluga. Kaaluga teie saate mõõta ainult enda keha kaalu. Enda keha massi te saate ainult hinnata mõõdetud kaalu põhjal. Peab nüüd mõtlema, kuidas kaal töötab. Et kas kaal mõõtab teie enda keha massi või kaal mõõdab seda, kui tugevasti sinu jalad pressivad kaalu peale. Ja kaal mõõdab just seda sama mõju ja seda mõju me nimetame raskusjõuks. Ja kus kohast see raskusjõud tuleb? Et raskusjõud ongi see sama kaal, keha mass on keha enda omadus ja see on meil puutumatu. Ja vaatame nüüd ühte täpsemat pilti. Et kui keha, mille mass on 10 kilogrammi, on asetatud kuskil kosmosesse, kus lähedal ei ole mitte ühtegi planeeti, siis keegi ei tõmba seda keha ja see keha ei suuda tekitada seda raskusjõudu ja kaal näitab siis 0 kilogrammi, sellepärast et keha üldse ei vajuta selle kaalu peale. Kui nüüd seesama 10 kilogrammine keha asetada maapinna peale, siis maapinnal on olemas seesama maakera, kes gravitatsiooni toimel tõmbab keha enda poole ning tekitab seda sama raskusjõudu, mida saabki kaal hinnata või mõõta. Ja kaaluks me nimetame raskusjõudu, mida keha avaldab maapinna peale, massiks me nimetame sellist keha enda puutumatu omadust. Et kindlasti olete näinud ka seda, kuidas astronaudid üritavad kõndida kuu peal ja see on neil väga raske. Ja väga raske on see seetõttu, et raskusjõud, mida nende jalad avaldavad kuu pinnale, on kuul palju väiksem kui maapinnal ning on väga raske jalgadel haarata või siis väga raske samme teha, sellepärast et jalad libisevad sinu keha alt ära. Et kuu peal 10 kilogrammine karp kaaluks juba, avaldaks raskusjõudu juba 16 newtonit, maa peal avaldab seesama 10 kilogrammine karp umbes 100 newtonit ja kui lähedal ei ole ühtegi kosmilist keha, siis ei avaldata üldse mitte ühtegi newtonit. Nii, et palun pane vihikusse kirja esimene teema, mis on kaal ja mass ja pane kirja raskusjõu valem. Raskusjõudu tähistame, nagu ikka jõud on F ja väike alaindeks G tähistab, et tegemist on gravitatsiooniga, et FG on raskusjõud ja selle valem on keha mass korda G, mis on planeedi raskuskiirendus. Et FG on raskusjõud, G on planeedi raskuskiirendus. Meie maa planeedi raskuskiirendus on 9,81 meetri sekundruudus. Ja kuu raskuskiirendus GQ on 1,6 meetrit sekundis. Jõudu, nagu jõul on nagu igal füüsikalisel suurusel nii tähis kui ka ühik. Jõutähis on F ning jõuühik on suur N, mis on Newton. Ja kui nüüd te joonistate ühte maapinda, maapinnale kujutate ühte sedasama 10 kilogrammi kaaluvat karpi
Ja kuna tegemist on maapinnaga, siis maa tõmbab seda karpi enda poole, avaldades raskusjõudu. Ja selle karbi raskusjõudu ehk karbi kaalu on võimalik välja arvutada. Kui me teame, et karbi mass on 10 kilogrammi, kasutame seda sama valemit ja korrutame seda maa raskuskiirendusega, mis on 9,81. Siis saame 98,1 newton. Et karbi mass on 10 kilogrammi, aga karbi kaal on 98,1 newton. Siin on siis karbi mass. Ja see on karbi kaal. Karbi mass on muutumatu igas olukorras, igasuguses tingimuses. Karbi mass on üks ja sama kogu aeg. Aga karbi kaal on muutuv ning karbi kaal sõltub sellest, kui suur on karbi kaal ühelt poolt ja teiselt poolt karbi kaal sõltub sellest, kui suurel planeedil see karp seisab. Et kui me nüüd võtame seda samat karpi ja asetame seda kuu peale ja arvutame raskusjõudu, mida avaldab karp kuu pinnale. Karbi mass jääb samaks, aga mis muutub, on see, et me võtame maa raskuskiirenduse abil asemel kuu raskuskiirendust, siis 9,81 asemel tuleb 1,6 ja saame kõigest 16 newtonit. Et karbi mass on muutumatu ja karbi kaal võib olla muutuv. Anna märku, kui võime edasi minna. Nii, pane järgmine teema kirja. Mass ja inertsus. Kindlasti olete filmides või multikates näinud selliseid lammutuskuule, millega saab maju lammutada. Ja miks need lammutuskuulid peavad väga rasked olema? Miks lammutuskuul ei saa olla väga väike, vaid miks ta peab olema just selline suur, massiivne? Ja inertsus on siis keha omadus, mis tuleb kahest tegurist. Üks tegur, mis inertsust mõjutab, on jõud, mis mõjutab keha ja teine tegur on keha mass. Et ühelt poolt meil on jõud, mis mõjutab keha ja teine tegur on keha mass. Ja siin on üks väga hea näide. Siin on kaks autot, üks on Audi RS4 ja teine on kart. Kindlasti teate, mis on kart. Millisel on väiksem mass, kas Audil või kardil? Kindlasti kardil on väiksem mass, aga miks ma just seda videot võtsin, on see, et nendel autodel on praegu täpselt samasugused mootorid. Et seda Audi RS4 mootorit teiselt Audilt võeti mootor välja ja pandi kardi peale, mis tähendab, et nii sellele Audile praegu ja kardile avaldab mootor täpselt sama suurt jõudu.
et jõud, mis lükkab seda keha, on üks ja sama. Aga mis on praegu erinev? Mis on Audil ja kaardil erinev? Mass on erinev. Kaardil on mass väiksem ja autol on mass suurem. Jõud, mis neid lükkab, on üks ja sama. Kes siis hakkab kiiremini sõitma? Kes hakkab sõitma suurema kiirendusega? Kaart hakkab sõitma suurema kiirendusega. Ja kaart on ilusti kenasti eespool. Teine näide. Ameerikas on väga populaarne muuta liikumisvahendeid ja siin on mootorratas, mis on väga kerge ja mootorratta sisse pandi mootor väga suurelt ja võimsalt autolt. Ühelt poolt on väga väike mass ja teiselt poolt on äärmiselt suur jõud, mida mootor avaldab mootorrattale. Et mis te arvate, kuidas selline mootorratas hakkab kiirendama? Väga kiiresti. No ma ei tea, mida see 5,8 sekundit tähendab, võib-olla 0-st 100 miili tunnis. Ja see on 232. Ma ei tea, kas kilomeetrit tunnis või miili tunnis. Ilmselt miili tunnis. Siuke lugu, et väga väike mass ja väga suur võimsus annavad väga suure kiirenduse. Ole hea, pane siis kirja valem. Täpselt samasugune valem nagu ka raskusjõul, aga raskuskiirenduse asemel on tavaline kiirendus, mis oli siis eelmise tunni teema. Vabandust, üle-eelmise tunni teema. Ja valem on siis jõud võrdub mass korda kiirendus. Ja siit me tuletame kiirenduse valemit, mis on jõud, mida avaldatakse autole või kehale, jagatud selle keha massiga. Ja pane kirja, et kiirendus on seda suurem, mida suuremat jõudu avaldatakse ja väiksem keha mass. Kiirendus on seda suurem, mida suuremat jõudu avaldatakse ja mida väiksem on keha mass. Et kui meil on väga massiivne keha ja me tahame, et see normaalselt kiirendaks, siis me peame avaldama suurt jõudu ja samas peame avaldama suurt jõudu ka selle keha pidurdamisel. Kui meil on väga kerge keha, siis meil ei ole vaja nii suurt jõudu ja meil ei ole vaja ka nii võimsaid pidureid sellele kehale. Näiteks me võime niimoodi võrrelda autopidureid ja jalgrattapidureid.
et autopidurid on palju võimsamad kui jalgrattapidurid, aga mõlemad pidurdavad sama hästi. Põhjendus selleks on see, et jalgratta ja jalgratturi mass on palju väiksem kui automass. Kui jalgratturi ja jalgratta mass kokku on umbes keskmiselt 100 kilogrammi, siis automass on 2000 kilogrammi. Et loomulikult autole on vaja palju võimsamaid pidureid, sellepärast et kui autol oleksid sama väikesed pidurid kui jalgrattal, siis auto pidurdaks väga kaua. Aga meil on ikka vaja, et auto pidurdaks sama kiiresti kui jalgratas, et kui on ohtlik olukord, näiteks buss sõitis sulle ette või tee peale jooksis mingi loom välja, siis on vaja pidurdada väga kiiresti. Kui me nüüd võrdleme nende suuruseid, siis siin on päris suurused. Siin on jalgratta piduri suurus ning seda saate võrrelda auto pidurikettaga ja auto piduriklotsidega. Et siin on jalgratta piduriklotsid ja siin on auto piduriklotsid. Vormel 1 on väga suured pidurid ja väga võimas mootor. Ja samas vormel 1 kaalub ainult 600 kilogrammi. Keskmise sõiduauto mass on 2 tonni, aga vormelil on palju tugevamad pidurid kui keskmisel autol ja palju võimsam mootor kui keskmisel autol. See tähendab, et vormel 1 kiirendab ja pidurdab väga hästi. Kuidas teie kindlasti olete inertsust tundnud liiklusvahendites, bussis või autos, et kui te istute autos ja auto hakkab järsku pidurdama, siis teie keha avaldab inertsust, mis tähendab, et teie keha tegelikult ei viitsi kiirust muuta. Kui auto hakkab aeglustama, siis teie keha tahab ikka liikuda edasi selle sama kiirusega, mis tal oli. Ja kui sul on turvavöö peal, siis sinu keha hakkab liikuma autost edasi ning hakkab mõjutama siis turvavööd. Et sinu keha hakkab, auto pidurdamisel lükkab sinu keha edasi turvavöö sisse. Kui turvavööd ei ole, siis sinu nägu hakkab pidurdama rooli vastu. Kui auto hakkab just vastupidi kiirendama, auto kiirus hakkab kasvama, sinu keha ei viitsi enda kiirust muuta ja tahab jääda ikka sellele samale aeglasele kiirusele. Seetõttu auto tahab sõita edasi ja sinu keha pressib siis istme sisse. Ja palun pane kirja lause, mis on tänase tunni moto, et algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Et see tähendab seda, et alguses on alati liikumise alustamiseks on vaja avaldada kehale jõudu selleks, et see liikuma hakkaks ja samas on vaja avaldada jõudu ka keha pidurdamisel. Et kui me pidurdamiselt suurt jõudu ei avalda, siis pidurdamine ei toimu kiiresti, vaid toimub aeglaselt. Kui me pidurdamisel jõudu ei avalda, siis pidurdamine üldse ei toimu. Kas jõudsid selle moto maha kirjutada? Algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Anna märku, kui saame edasi minna.
No läheme edasi. Et siis vaatame seda inertsuse. Kas oli mingi küsimus? Vaatame seda valemit edasi ja paneme siis mõni asi kirja ka. Nii et inertsuse valem on F võrdub M korda A ja kiirenduse valem siit on jõud jagatud massiga. Ja kui me mõtleme nüüd nendele näidetele, kus oli väga kerge auto võimsa mootoriga ja raske auto võimsa mootoriga, siis mõlemal puhul oli jõud üks ja sama. Aga esimesel autol oli mass suur ning teisel autol oli mass väike. Siis kui jagaja on väga suur, siis tulemus on väike. Ja kui jagaja on väga väike, siis tulemus on suur. Et väike auto võimsa mootoriga kiirendab alati kiiremini kui suur auto sama mootoriga. Palun pane kirja kolm valemit, mida läheb arvutusülesannete lahendamiseks vaja, mis on FG võrdub M korda G, mis on raskusjõu valem. Teine on inertsuse valem, mis on F võrdub M korda A. Ja kolmas on kiirenduse valem, mida me õppisime üle-eelmises tunnis, mis on kiiruse muut jagatud selle kiiruse muutmise ajaga. Ja tunni kirjeldusest sa leiad arvutusülesandeid. Nii, tunni kirjeldusest leiate arvutusülesandeid ja esimene ülesanne on siin. Et kui suurt raskusjõudu tekitab maapinnale traktor, mille mass on 5000 kilogrammi. Et mis meil siin antud on? Andmed on see maapind. Kui tegemist on maapinnaga, siis me teame, et G on 9,81 meeter sekund ruudus. Siis me teame massi, automassi, mis on M, ja paneme andmetesse kirja. Paneme kirja antud, paneme kirja M võrdub 5000 kilogrammi, paneme kirja G võrdub 9,81 meeter sekund ruudus ja leida, kui suur on raskusjõud. Ehk siis me otsime teiega FG-d. Pane kirja leida FG ja siis kriips küsimärk. Tõmba üks joon, vertikaalne joon, kirjuta valem ja valemi alla läheb valem, mida me hakkame kasutama. Antud juhul see on FG võrdub M korda G. Ja tõmba valemile üks joon alla, see on see valem, mida sa kasutad ja niimoodi me tähistame lõppvalemit ühe joonega. Tõmba üks joon ja kirjuta lahendus. Lahenduse alla kirjuta siis, et FG võrdub ja asenda tähiste asemele nende väärtused, et M on võrdne 5000 kilogrammiga, G on võrdne 9,81 meeter sekund ruuduga. Teosta korrutamine ja saad kätte vastust 49 050 newtonit ja sellele tõmba alla 2 joont, mis on lõppvastus.
Võta palun stuudiumist arvutusülesanded lahti ja hakka neid vihikusse lahendama. Iga arvutusülesannet tuleb vormistada vastavalt, et sul on kirjutatud antud, sul on leida, valem ja lahendus. See jooned, mis eraldavad antud ala, leida ala, valemi ala ja lahenduse ala, neid on vaja teha igas arvutusülesandes. Niimoodi on sinul endal lihtne eraldada teadmised üksteisest ja niimoodi on ka õpetajal lihtne sinu tööd parandada. Et võta lahti arvutusülesanded ja lahenda need vihikusse.